tere, hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Ole mulle seltsiks. Käisin vahepeal linnas ja nägin sellist pelmeenivormi alumiiniumist ja mulle hakkas ta meeldima. Paljud videotes internetis on ütlenud, et see on kõige parem, et plastmass ei ole nii hea. Tahtsin siis nüüd, ta ei maksnud palju, 3 euri, tahan proovida teha nüüd pelmeeni. Mul on olemas siin Max ja Moritz kodune hakkliha, see on väga hea hakkliha. Ja siin on pandud ka mul umbes valmis 500 grammi umbes, võib-olla natuke vähem. Vastavalt vajadusele panen jahu, 1 muna, 250 milliliitrit ehk 1 klaas on sooja vett. Muidugi soola maitseks, natuke pipart ja toiduõli panen lõpuks. Ja siis nii ongi, et ma hakkan pihta. Panen kõigepealt kaussi enamus jahu, jätan natuke alles ka pärast, panen juurde kui vaja. Ja siia nad ütlevad, et keskele lööme muna. Veendumaks, et muna on kõik korras. Siia paneme ka sooja vett. Ja hakkame teda siis segama. Võime panna maitseks ka soola, pipart. Nii, siia lisan ka nüüd toiduõli. Võiks üks supilusikadest panna. Ma panen umbes silma järgi. Siin on olemas nüüd umbes. No. Tainas on valmis. Nüüd ma katlan ta rätikuga ja lasen tal seista pool tundi. Näete, jahu on nüüd natukene selline, või tainas on selline natuke nagu rabe, ta ei veni. Aga kui ma lasen tal seista, pärast ta hakkab venima. Katlame rätikuga ja lasen pool tundi seista. Seniks kui tainas mul siin rahuneb, ma valmistan ette täidise. 1 sibul on võetud, vett umbes 50 milliliitrit, pool. Siis on soola ja pipart maitseks. Kõigepealt ma siis hakin nüüd sibula väiksemaks natukene. Ja nüüd asetan selle sibula blenderisse, näete selline luga on siin peal. Ja üritan ta siis peenestada siin ära. Selleks, et ta siin paremini peenestuks, ma panen selle vee ja maitsestan vett soolaga. Nii, ja pipart ka natukene. Segan muidugi segamini, lahustan selle soola ära. Ja selle soola maitstud vee ma kallan siia peale ja panen kaane peale nüüd ja üritan ta siis nüüd peeneks teha. Hakkliha. Ja panen siia, asendan siia segamisseadusse. Ja nüüd see maitstatud vesi, maitstatud
sibul peeneks hakitud. Läheb siia siis peale. Nii. Saia võiks ka natukene panna. Noh, pane veel usikaga võib-olla. Noh, 3 on kohtuseadus. 3 teelust. Komponentid peaks siin olema. Pipart on sees ja soola. Nii kaua segan, kui on vesi või vedelik on siin imendunud liha sisse. Näete, nüüd enam ei ole see hakkliha, nüüd on juba selline taidnataoline ühtne mass ja sellest saab nüüd ongi valmis pelmeeni täidis. Nüüd on siis möödas kuskil pool tundi ja nüüd vaatame rätiku all, mis siin toimunud on. Tainas on siin, näete juba, enam ei ole rabe, nüüd venib juba, näete, venib juba, väga hea. Siis ma nüüd siputan siia lauale ja teen ka ühtlasi selle vormi ka jahuseks kõrvale ja nüüd taigna ma esialgu pooleks tainast. Rulli võib ka jahuseks teha kergelt. Tundub, et nüüd tainas on päris õhukseks rullitud. Nii, ja nüüd ma võtan selle taigna, panen siia rulli peale ja katan selle vormi selle taignaga. Nii. Ja nüüd on siin augukesed näha, kus midagi on, kus need pesad on. Ja igasse pesasse ma tahan panna nüüd täidise. Siis vastavalt selline, kas mingi kuulikese või see vist on liiga palju. Vaatame. Igasse auku ühe väikse kuulikese. Et igaüks on oma pesas. Ja nüüd siis tuleb see siit natukene eemale võtta. Ma vaatan isegi ma üleliigsest võikan siit ära. Et ta ise liiga palju ei oleks segamas. Selle ma panen esialgu kõrvale ja nüüd ma rullin teise lahti, teise poole. Nii. Ja nüüd ma võtan selle taigna, panen siit õhukese rulli peale jälle. Ja katan selle tekiga kinni. Nii, ja nüüd jääb mul üle rulliga siit üle käia. Äkki see on parem. Ta peaks nagu läbi lõikama kõik need, et ma saaks üleliigse taigna ära võtta. No, üleliigse sain ära. Aga ma pean ikkagi neid nii palju siit keskel, kas ta on lohus siis või? Miks ta kõiki läbi ei lõika? Ja nüüd ma raputan ta siit välja. Liiga palju täidist. Sellepärast see kotikene all läks liiga suureks. Nii. Ja nüüd, kui jahu on ka peale puistatud natukene, siis ongi praktiliselt meil need saab panna nüüd kandiku peale ja sügav külma mingiks ajaks või siis kohe potti keema. Nii, jahu on selleks, et nad omavahel kokku ei liimus.
ja sellega võib panna juba isegi külmkappi. Pelmeenitädisest, mis üle jääd ainast, siin ma veeretan nüüd frikadelle. Väikene kogus. Jahu sees natuke veeretan. Ja näete, ilus väike frikadell. Ja ei pea nüüd poest ostma jälle. Või õigemini ei tohi poodi minna, pean kodus olema. Tädis on mul ära kasutatud ja see läheb nüüd jälle sügav külma, hanguma ja siis kilekoti sisse ja uuesti sügavule või siis supi sisse teha frikadellisuppi.